Hei, meie jälle ja meil on uus osa ja tänases osas me räägime trennist. Me käisime valimas. Ei, me ei räägi tegelikult trennist. Me ei räägi, me pole eksperdid, me räägime trenniriietuse. Me ei ole mingid trennieksperdid, küll aga me oleme trenniriiete eksperdid selles osas, mis meile meeldib. Ja me teame väga hästi neid riideid, mis meid motiveerivad treenima. Just sellepärast, et teatavasti pool sellest edukast trennist on hea enesetunne, mis tuleb sinu riie. Tegelikult meie point ei ole see, et sul peavad kogu aeg uued riided olema. Et oluline, nagu Laura ütles, ei pea olema kogu aeg uued riided, aga kui sa valid ühe korra õiged, siis saad neid ülipikalt kasutada. Need on trenniriided kogu eluks, sest et teatavasti ikkagi trenniriided korralikult kestavad väga kaua. Ja kõigepealt me valimegi trenniriided, millega sa saad teha kas kodus trenni või jõusaalis trenni. Ja siis teine asi, meile väga oluline teemast, meile meeldib jooksmas käia, on need riided, millega sa saad praeguse ilmaga jooksmas käia, sest õues on mega koera ilm. Ja viimane kord, kui ma käisingi 3 korda järjest jooksmas väga kooleda ilmaga, siis ma jäin haigeks, sest ma arvan, et mul olid mõned asjad puudu, mis mul nüüd on olemas. Tegelikult vihmase ilmaga on mega mõnus käia jooksmas, lihtsalt sul peavadki õiged asjad olema. Aga pärast on ülihea tunne minu arust. Aga aitab labast. Näitame siis riideid. Pulss läks päris lakki juba. Nii, mina valisin enda trenniriieteks sellised mega mõnusad mustad Nike trenniriided väikse twistiga. Mulle väga meeldivad sellised trenniriided, mis on nagu hästi tagasihoidlikud, aga seal on väike ekstra. Siis mul on väga mõnusad trennitossud, millega vist eriti mõnus on tegelikult rühmatrennides käia sükst aeroobset ja aktiivset trenni tegemas. Kui ma lähen trennisaali, siis ma tavaliselt ikka panen pluusi peale, siis minust on ebaviisakas teiste inimeste suhtes higistada seal trenni rinnahoidja väel, sest see on ikkagi trenni rinnahoidja, sellega ma võin kodus trenni teha. Ja siis ma panen sellise pluusi peale. Ja ma ise tean, et mul on siin party sees. Ülimõnus materjal, kõhuka. Mina valisin endale trenni riietuseks ka salliriided. Mulle täiega meeldib need siuksed mahedad pruunikad, beežikad värvid ja materjalid on ka hästi mõnusad. Mul on siin ka siis samasuguse mustriga siuke bra all ja peal selline hästi mõnus õhuke pika varukaga pluss. Mulle ei meeldi trennis üldse eriti paljas olla, nii et mulle meeldib alati, kui mul on nagu nahk kaetud. Ja ma vastasin siit praegu alles poes ja mõndki tähel siuke äge detail, et siit saab tõmmata selle nagu särgi üles. Ja siis, kui sa tahad nagu sellist vaibi, siis saad olla nii. Sportlandist ei saa ainult trenniriideid ju, seal on igast staffi ka. Ma võtsin veel sellise asja, et kui peaks juhtuma, et ei saa käia kuskil trenniklubis ja tahad kodus treenida, siis ülimõnus matt. Noh, mati lahti ja jõuga. Treeningkuulad. Nii, meil on tegelikult kihid puudu õues jooksmiseks, sest me tahtsime rääkida teile tänast sellest, kuidas joosta külma ilmaga. Aga et me saaks näidata kõik kihid teile korralikult läbi, siis me peame alustama ikkagi alumistest kihtidest. Ehk siis jooksupüksid. Minu jaoks väga oluline, ma otsustasin selle lastel, et mina enam oma pahkluid ei külmeta ja pikad sokid. Siis, of course, väga mõnusad jooksutossud. Siis alla on mul trenni rinnahoidja, peal esimene kiht, pikk esimene kiht, väga mõnus pluus, väga pikkade käistega, eriti mulle meeldivad need näpukohad. Sinu kord? Mina valisin ka endale siis põhimõtteliselt kõik samad asjad, ülimõnusad jooksutossud, lihtsalt teistsugused. Nendega on nagu niimoodi, et põhimõtteliselt kui sa jooksed, siis ta nagu ise põrkab sind uuesti edasi. Mulle hullult meeldib. Siis Nike'l on sellised mõnusad soojad jooksupüksid uued. Igatahes siin on mul siis selline jooksu pluss, suht klassikaline must. Ma ei tea, mulle meeldib. Ja siis on mul siin juba puff pandud valmis.
see tundub väga mõnus. Ma nägin enne, see reguleeritav. Ja, tõmba. Minu teine layer, mis siia peale läheb, on siis sellest samast pehmest materjalist, mis siin on. Samasse kollektsiooni kuuluv selline soe vahekiht. Ja nüüd mul ongi siuke matchi, kuldsed detailid, aga samas siuke mõnus soe. See on kuldne. Ja mulle meeldib, et sellel juba on kapuuts, ehk siis mul ei ole nagu kuklas külm ja ma saan siit juba kapuutsi pähe panna. Vau, mega äge ju. Ja no mul ei ole puffi vaja, sest mul on. Sul on lukk. Kotti pa nägite või? Ei. Siia saad panna telefoni ja kõik jutud. Nüüd kiht number 3 siis on, mul on 2 valikut, oleme, mis ilm on. Me alati riietame ennast musta, kui me läheme välja või jooksma või selles suhtes, et siis sa ju ei paista välja, aga no. Ma valisin siis 3. kihiks siukse Nike jooksu õhukese sellise jope ja see meeste osakonnast soovitan. Mul on M suurus meeste oma ja see istub üli hästi. Ja miks see mulle jällegi meeldib, on sellepärast, et sellel on ka kapuuts. Siin on mega lahedad need õhutusaugud. Ja taaskord. Ja siis väga oluline, et jah, näpud ei hakkaks külmetama. Mul on tegelikult teine müts, ka ma näitan teile. Kuigi mulle väga meeldivad nokatsid, mul nokatsi usku, siis tavaliselt mulle meeldib joostes teha need pipipatsid. Ja siis mul on müts ka peas. Ja siis kindad. Ja ma ei tea, ma võiks praegult minnagi otsa jooksma. Ja lifehack, jooksukendeid saab jalgpalli sealt vahest ka. Või kossu. Aga just for your information. Meil on järgmises osas teile üks üllatus ka. Jep. Nii et vaadake ka järgmist korda. Ma olen täiega valmis igatahes. Bye! Bye!